Märkamatult on kevadest saanud suvi ning juba on selja taha jäänud hulk põnevaid sündmusi, millele vaatamegi Nuia TV 5. saates tagasi. Mina olen Eeva-Lotta ja seekord räägime näiteks, mida kostis Mulgimaad väisanud Eesti president Kersti Kaljulaid. Kiikume tagasi kooliseinte vahele, sest kevadel sai seal hulga põnevat ette võetud. Samuti käime ära laulupeol. Juunil külastas Mulgi valda president Kersti Kaljulaid. President külastas Kulla leerimaja, milles tegutseb Mulgi Kultuuriinstituut. Samuti räägiti Mulgi kultuurist ja selle elus hoidmisest. Külastati ka Karksi külamaja, kus Kaljulaid vestles Karksi kultuuriseltsi esindajatega. Presidendile näidati külamajas muuseumituba ning taaskasutuskeskust. Viimasest ostis president endale laulu- ja tantsupeo jaoks rahvariiete juurde koti. Seejärel käidi kohalikus puidutootmisettevõttes Tekstuur ning visiit viis Kaabja tervisekeskusesse ja Lõuna-Mulgimaa puuetega inimeste ühingusse. Samuti vestles riigipea kohalike põllumeeste ja vallavolikoguga. Vaat eriline on Mulgimaa ju selle poolest, et ta on omaette kultuurikild ja rahvakild, aga teistpidi on Mulgimaa jälle üks ütlemata tore ja tavaline Eestimaa kant, et ma olen näiteks täna kohanud siin tiigrihüppe veteraneni umbes vanuses ikka julgelt pensionieas, kes osalesid selles omal ajal, kui veel kodudes ei olnud arvuteid, aga oli juba külaseltsis oli ja olid siis teistele abiks, et nemad saaksid ka ajalehte lugeda internetist ja nii, et on nii eriskummalist, eripärast kui ka sellist tavalist hästi toredat Eesti õmblusteta ühiskonda, kus kohalik omavalitsus, mittetulundusühingud, kultuuriseltsid, külaseltsid, kõik koos teevad seda, mida nemad parasjagu tahavad. See on väga tore. Kindlasti Tallinnast kaugemal tahaks edaspidi ka olla pikema perioodi kaupa. See on sellepärast, et siis mingis mõttes moodustub selline infosild selle regiooni ja Tallinna vahel, et natukeseks ajaks saab kokku tuua inimesed, kellele see kant kallis on ja panna nad ka mõtlema regiooni tulevikule. Aga ütleme, Narva on olnud piirkond, kus ülejäänud eestlased on võib-olla natuke peljanud pikka aega käia, millel on suur arengupotentsiaal ja nüüd sellel aastal siis läheme me ka oma kantselei töötajatega Kagu-Eestisse, kus on ka väga toredaid kultuurikilde, aga mille arengupotentsiaali on võib-olla keeruline näha, et kui siia ei ole sattunud, siis äkki ei ole häda olnud. Aprillis toimunud keskkonnanädalal käisid Kitzbergi gümnaasiumi õpilased loodusest prahti korjamas. Metsa alt toodi ära näiteks rehve, telereid ja raamatuid. Riiulide ja raamatuid, mille keegi oli 2 suures prügikotis Karksi-Nuia lähedal tee äärde visanud, tõi Kitzbergi kooli huvijuht oma kabinetti, sest raamatuid ei pidanud õigeks prügikonteinerisse läkitada. Initsiatiiv Karksi-Nuia ümbruses koristustöid teha tuli kooli 3 õpetajalt ning noored hakkasid ideest kinni. Siiski ei kujutanud keegi ette selliseid prügikoguseid, millega tuli looduses kokku puutuda. Peamiselt korjati plastpudeleid, kilekotte ja kohvitopse ehk kõike seda, mida tõenäoliselt maanteedel sõitvate autode akendest on välja loobitud, aga leidis kujumispükse ja muud kummalist kraami. Mai algul kogunesid koolinoored üle Mulgimaa Karksi-Nuia kultuurikeskusesse noortekonverentsile. 8.–12. klassi õpilastele esitasid oma ettekanded teiste hulgas näiteks Teele Tilts, kelle teemaks oli bulimia ning koolitaja Epp Kärsin puudutas intiimelu teemat. Kirjanik Sass Henno rääkis lähisuhte vägivallast. Sellel konverentsil ma tahtsin rääkida lähisuhte vägivallast just nii palju sellepärast, et mulle tundub, et probleem on see, et see on ühiskonnas liiga normaalne. Kõik teavad kedagi, kelle peres, kelle lähikonnas on vägivaldseid suhteid, kellel on haiget tehtud, keda on lapsepõlves löödud karistuseks, aga see tundub liiga normaalne osa ühiskonnast ja see on vale. Ma tahtsin noortele anda edasi seda mõtet, et seda saab muuta, et see vägivald ei saab kasvada ka üles vägivalla vabalt ja see, et kui noorte vanemad ei oska kasvatada vägivalla vabalt, ei tähenda, et noored ise peaksid olema oma lastega tulevikus vägivaldsed, et ma tahtsin anda selle signaali, et see on ebanormaalne kellelegi haiget teha, et see on see sõnum, mis peaks kõlama jääma. Vägivalla ohvritele on mul alati kõige põhilisem soovitus, et leidke keegi, kellele te julgete sellest rääkida, et ma ise nõustan vahepeal Instagrami chatis ja Facebooki chatides ja ma olen isegi Snapis
Facebookis nagu kirjutanud vastuseid, et kui keegi küsib, mida teha, et julgustan pöörduma abi saamiseks ohvriabi poole, politsei poole, on olemas tugitelefon 1492, te võite selle 1492 nagu kirja panna ka. See on see aasta, kus Columbus Ameerika avastad. Niimoodi jääb meelde, et kui on vaja guugeldada kunagi, et nagu mis tugitelefon oli. Et see on nagu vägivalda kannatanud tüdrukutele ja naistele just, et kes nagu vajavad nõu. Et ärge jääge üksi, sest mida vägivaldne inimene teeb teiega, ta võtab teie enesekindlus ära ja jätab mulje, et see on teie süü, et te ise olete süüdi, et teiega nii halvasti käitub. Tegelikult ei ole, et vägivallas on süüdi ainult see vägivaldne inimene. 3. mail oli õpilastel tundide asemel töötoad seoses keskkonnanädalaga. Tehti huulepalsamit, külmmeetodil seepi, WC puhastusvahendeid ja palju muud. Me teeme huulepalsamit. Millest te huulepalsamit teete? Looduslikest asjadest, et meest ja mesilasvahast ja eeterlikest õlidest. Me tegime WC puhastusvahendit, sellised pallikesed. Ja kuidas õpilastel meeldis? Tagasiside on meeldiv, eriti 10. klassi poolt. Kevadel avas Kilingi Nõmmes tulnud loomaarst Mulgi vallas esimese loomakliiniku. Mul on juba aastaid Kilingi Nõmmes on käinud päris palju inimesi Karksi-Nuiast ja siis eelmise aasta lõpul kuidagi kuulsin selle informatsiooni, et Karksi-Nuias vabanevad siin Omniva ruumid ja mõtlesin, et kolin siia klientidele lähemale. Ma olen põhiliselt 2 päeva nädalas kohal, neljapäeval ja teisipäeval, aga peale seda siis aprillikuus peale avamist ma olin sisuliselt 4 päeva tööl ja üldiselt pikad päevad. Nüüd juba hakkab normaliseeruma. Tuleks võtta seda Karksi-Nuia loomakliiniku umbes nagu mingi perearstikeskuse, kus inimene esmatasandil siis tuleb oma loomaga arsti juurde ja kui koha peale ei saabi, siis saame suunata siis edasi kolleegide juurde või mingi spetsialiseerunud loomakliinikutesse. Ja loodetavasti enamus patsiente ikka saavad oma elujärje paremaks. Tänasel pühapäevasel päeval oleme tulnud Nuia TV-ga tähistama pikaaegse lauluõpetaja Iivi Helja-Harju 80. juubelit. Kõigepealt toimub siin muusikakooli ees väikene etteaste, peale mida avatakse juubiläri nimeline pink. Peale pingi avamist liiguvad kõik peolised üheskoos Karksi-Nuia kultuurikeskuse poole, kus toimub kontsert. See oli päev nii mängis täis, iga lapse kingad No esiteks palju õnne, aga kuidas siis tänane üritus meeldis? See on täis üllatusi, nii et ma pean päris rahunema tükk aega, et saada endine olek tagasi. Kui kaua te üldse kokku õpetanud olete? No kui ma nüüd 22-ni 2022 välja vean, siis 60 aastat. Kuidas on õpilased aastate jooksul muutunud? On küll muutunud, jah. Ebaoluline on oluliseks muutunud ja vastupidi. Ja kas teie õpilased muudavad ka teid nooruslikumaks? Ja huvitaval kombel, jah. Mulle meeldib näiteks släng ja niisugused laste vaimukad ütlemised ja isegi vaba käitumine mõnel puhul ja nii et on muutunud küll nooremaks. Aitäh!
Laulu- ja tantsupea Minu arm tuli jõudis ka Karksi. Seekordse juubeli laulu- ja tantsupea juhtmõttest Minu arm lähtudes olid 2019. aasta tule tulemisel tulehoidjad ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. Tule tulemine on alati väga emotsioonide rohke ja võimsaid elamusi pakkuv sündmus, mis jõudis 13. juunil Karksi nuia. Tule teekond sai alguse 1. juunil Tartust ja järgnevad 33 päeva oli tuli maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti. Juuli algul toimunud tantsupidu oli läbi aegade suurim, sest Muruplatsil astus 10 500 tantsijat, kes esitasid 28 erinevat tantsu. Laulupidu koondas endas nii suure hulga rahvast, et viimasele kontserdile lõpetati isegi piletite müük, kuna tulla soovijaid oli enam kui kontsertpaigale lauluväljakule mahtus. Pileteid oli müüdud rohkem kui 62 000 ning koos lauljate ja muusikutega oli peoalal üle 100 000 inimese. Selle suvise jaanijooksu ümber Karksinu ja Paisjärve võitis tartlane Olavi Allase ajaga 14.46. Viljandimaalastest oli kiirem kokkuvõttes teiseks tulnud Joosep Tammemäe ajaga 15.06. Tänavusel 42. jaanijooksul osales künklikul maastikul kulgeval 4,5 kilomeetrisel rajal üle 400 spordisõbra. Naisarvestuses oli kiirem 14-aastane Luuna Aleksandra Laagode ajaga 16.15. Lisaks põhijooksule anti ka hulk starte lastejooksudele, mis kulgesid Ordu Linnuse hoovis.